Progressiivsetes liikumistes räägitakse sallivusest, kuid need, kes nõuavad kõige rohkem sallivust, muutuvad lõpuks kõige sallimatumateks kõigi suhtes, kes pole täpselt nende moodi. Ja ma nägin, kuidas islamistlikud liikumised imbuvad kodanikuõiguste, sotsiaalse õigluse ja inimõiguste valdkondadesse. Kui sa oled ainult juudi rahva natsionalistliku liikumise vastu ja mitte ühegi teise rahvusliku liikumise vastu, siis arva ära, kallis. Sa oled juudi vastane. Minuga stuudios on Juval David, kes on väga mitmekülgne inimene. Ta on Emmy auhinnaga pärjatud ajakirjanik, filmitegija ja näitleja. Ta nõustab mitmeid mittetulundusühinguid. Ta on aktivist, Iisraeli ja Ameerika päritolu ning suur toetaja ja aktivist LGBTQ kogukonnas. Juval, tere tulemast! Esiteks, lihtsalt siin stuudios koos sinuga, minu valitud õega, istumine on jumalik. See on jumalik, sest ma imetlen seda, kuidas sa alati suhted nii selgelt. Olgu me siis sina ja mina joomas espressot või klaasi veini või siin stuudios olles. Ma saan seda kogeda ja ma soovin, et rohkem inimesi räägiks sama selgelt nagu sina. Aitäh, Juval! Ivonne, kuna sa oled suurepärane saatejuht, meediainimene, ajakirjanik, räägid ka sina sama selgelt. Ja sa räägid ringkondades, mis on sind viimastel aastatel justkui tõrjunud, eks? Mind ei ole mitte ainult viimastel aastatel tõrjutud või mitte aktsepteeritud liikumiste poolt, mis väidavad end olevat täielikult vastuvõtmise ja sallivuse poolt. Ja ma arvan, et üks asi, mida me eriti just progressiivsetes liikumistes näeme, need progressiivsed liikumised, mis on kogu LGBT liikumise üle võtnud, nad räägivad sallivusest, kuid need, kes nõuavad kõige rohkem sallivust, muutuvad lõpuks kõige sallimatumaks kõigi suhtes, kes pole täpselt nende moodi. Ja ma olen ennekõike demokraatia aktivist. Olen tänulik, et olen kahe erineva demokraatia, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli kodanik, kus mul on võimalus kaevata ja viriseda, protestida ning püüda muuta ja parandada valitsusi, mille osa ma olen, et saaksin osaleda. See on minu kodaniku kohustus. Ometi kohtan inimesi, kes ei taha kriitikat kuulda, kes ei taha kuulda kedagi tegemas midagi muud kui parteijoone järgimine. Ja see ei ole demokraatlik. Ivonne, millal sa hakkasid muutust tundma? Sest sa olid eestkõneleja üldises LGBTQ ja demokraatlikes ringkondades. Rohkem kui 20 aastat. 20 aastat oled sa. Millal see algas? Kas sa mäletad seda hetke, kui sa mõtlesid, Houston, meil on probleem. Millal see hetk oli? Viige meid tagasi sellesse aega. Need hetked, mil ma hakkasin nägema probleemi demokraatlikus parteis, progressiivsetes liikumistes ja vasakpoolsetes liberaalsetes liikumistes, olid siis, kui ma hakkasin nägema kaasamist inimeste puhul, kelle ideoloogiad olid demokraatia ja kaasatuse vastu. Ja see tõesti, kui olla väga konkreetne, siis olid need islamistlikud liikumised, mis hakkasid imbuma sotsiaalse õigluse ringkondadesse, sotsiaalse õigluse ruumidesse. Termini islamofoobia kasutamine ja selle seostamine iga kord, kui inimesed rääkisid antisemitismist või iga kord, kui inimesed rääkisid homofoobiast. 2016 aastal hakkasin kuulma loosungit nende inimeste seas, kes loosungeid kasutavad, kus öeldi, kviiride õigused on palestiinlaste õigused ja palestiinlaste õigused on kviiride õigused. Ja kõik need inimesed mõtlesid, wow, see kõlab nii hästi, sest nad võtsid Hillary Clintoni kõne. Naiste õigused on inimõigused ja inimõigused on naiste õigused. Ja nad muutsid selle millekski muuks, mida inimesed ära tunneksid ja mõistaksid. Ja ma ütleksin, et ei, see ei ole vale. Vabandust, ma ütleksin, et see ei ole õige. Ja inimesed ütleksid, et tundub nagu sa oleksid väga islamofoobne. Ma ütlesin, et ma ei ole islamofoobne. Mul ei ole foobiat ega irratsionaalset hirmu islami ees. Mul on hirm islamistide ja džihadistide ees. Mul on tõesti hirm äärmuslaste ees. Ja homofoobia on väga-väga erinev islamofoobiast. Rahulolematus, mida inimesed tunnevad homoseksuaalide suhtes, on väga erinev rahulolematusest, mida inimesed tunnevad džihadistide suhtes, kes tahavad neid tappa. Täpselt.
ja kefiehid hakkasid ilmuma kogu LGBT liikumises. Ja ma nägin inimesi kefiehtega ringi kõndimas, neid teistele kaela panemas, neid jagamas. Nagu konverentsil jagatakse tasuta tasse või iPhone'i ümbriseid või mida iganes, jagati seal kefiehsid ja öeldi, et see kefieh sümboliseerib vastupanu igasugusele rõhumisele. Ja ma ütleksin, et ei, see ei ole see, mida kefieh sümboliseerib. Ma tean täpselt, mida kefieh sümboliseerib. Mitte ainult sellepärast, et olen samuti Iisraeli kodanik. Mitte ainult sellepärast, et olen üle elanud terrorirünnakuid, kui inimesed minu kõrval ei jäänud ellu. Vaid ka sellepärast, et ma jälgin uudiseid. Ma olen ka palju lugenud. Ma keskendun ka geopoliitikale. Ja ma nägin, kuidas islamistlikud liikumised imbuvad sisse. Täpselt nagu nad on seda varem teinud teistes maailma piirkondades. Imbuvad nad kodanikuõiguste, sotsiaalse õigluse ja inimõiguste valdkondadesse. Nii et lühike vastus on 2016. Ma andsin sulle pika vastuse. Aga las ma küsin sinult seda. Kas sa tundsid, et see oli iseeneslik või sihilik? Sest nüüd avastame 2016 oli 10 aastat tagasi, et on toimunud järelejätmatu, tahtlik ja hästi rahastatud kampaania, mida juhivad väga pahatahtlikud tegelased Katarist, Hiinast ja Venemaalt, et infiltreeruda. See on tegelikult agenda. Ma küsin sinult 10 aastat tagasi, kas sa tundsid, et midagi oli toimumas või arvasid sa lihtsalt, et need idioodid ei tea, millest nad räägivad? Seal oli kindlasti midagi toimumas, kui küsiti, kas see oli orgaaniline areng või sihipärane tegevuskava. Hästi rahastatud agenda. Vastus on jah, sest hästi rahastatud agenda. Katari, Iraani, Islaamivabariigi, Türgi, Hiina ja Venemaa poolt pani selle näima nagu orgaaniline areng. Nad panid selle näima, nagu oleks see rahvaliikumine, kus inimesed tõusevad üles, et tuua muutusi ja põletada maha süsteem, mis neid rõhub. Aga kas sa nägid seda 2016. aastal? Sa nägid, jah? Mis andis sulle selle taipamise? Polnud võimalik, et kõik need inimesed ilmuvad välja rohujuure tasandi liikumistes ja et neil oleks nii palju rahastust. Kui ma olin LGBT liikumises palju aktiivsem, siis seal olid inimesed, kes olid tõesti rohujuure tasandi tegijad, kellel vaevu oli 2 kopikatki taskus. Aga nad tõusid siiski üles, olid koha peal ja tegid, mis suutsid, sest nende süda oli õiges kohas. Ja siis, kui inimesed ilmusid kohale kastide kaupa, kefijeede, eeltrükitud plakatite ja igasuguste asjadega, siis oli selge, et keegi maksab selle eest. Keegi maksab selle eest. Nii et ma nägin seda ja tundsin selle ära. Ja ma usun, et kõigil on koht laua taga. Aga ma ei usu, et kellelgi on koht laua taga, kui ta tahab kedagi teist laua taga tappa, vaigistada, kustutada, hävitada või tsenseerida. Ma ütlesin seda alati. Ja ma nägin inimesi, kes tulid laua taha, olles naiste õiguste vastu, aga öeldes, et nad on osa LGBT liikumisest. Ma küsisin, kuidas sa saad olla osa LGBTQ liikumisest, kui sa toetad islamistlikke šariaadi riike, mis võtavad naistelt õigused ja võtavad LGBT inimestelt õigused. Ja ma jätkasin selle silmakirjalikkuse väljatoomist. Ja inimesed ütlesid, et ei, aga meil peab olema mitmekesisus. Ma ütlesin jah, meil peab olema mitmekesisus. Aga kui meil on see progressiivne laud, kui meil on see LGBT laud, siis ainsad inimesed, keda meie lauda peaks lubama, on need, kes tunnistavad, et meil on õigus elada. Kas see pole mitte lihtne asi öelda? See on sallivus sallimatute suhtes, kas pole? See oligi see, mis toimus. Sallivus sallimatute suhtes. Ja me näeme seda ka täna. Nii et inimesed, keda on keele abil manipuleeritud, inimesed, kes tegelikult ei tea, millest nad räägivad, aga nad kuulevad samu sõnu. Nii et kui keegi kasutab samu sõnu nagu mina, siis me peame kindlasti üksteisega täielikult nõustuma. Need on kasulikud idioodid. Need on inimesed, kes on nii rumalad ja kergesti manipuleeritavad loosungitega, et nad usuvad nüüd kõike, mida keegi teine ütleb, kui kasutatakse samu sõnu. Aga siin on minu väljakutse. Ma ei saa neid enam kasulikeks idiootideks nimetada. Kui rumal peab inimene olema, et järgida inimesi, kes toetavad liikumisi, mis muidu neid tapaksid? Ma ei saa aru. Enesetapuline empaatia. Enesetapjalik empaatia. Või on see neis mingisuguse kurjuse esile toonud? Ja tead mis? Ennekõike olen ma oma rahva aktivist, aga ma seisan ka kõigi rahvaste inimõiguste eest.
Ja tead, mida me judaismis õpime? Ve'ahavta l'riacha kamocha. Armasta oma ligimest nagu iseennast. sa pead ennast armastama. Ma pean ennast armastama. Hea mõte. Ma ei hakka kedagi teist rohkem armastama kui iseennast. täpselt nii. Kas ma pean tõesti pidama selle Hilleli kõne? Kui ma ei ole enda jaoks olemas, kes siis veel on minu jaoks? Kui ma olen ainult enda jaoks, mis inimene ma siis olen? Ja kui mitte nüüd, siis millal? See ei tähenda, et ma ei peaks hoolitsema enda, oma pere, oma rahva, oma sõprade ja oma kogukondade eest. Ma pean seda tegema samal ajal. Ja Ameerika juudina olen ma olnud väga pettunud nähes, et nii paljud juudi kogukonnad keskenduvad rohkem tikkun olamile kui kõigile teistele tikkunitele. Kui kõigile teistele asjadele, mida me peaksime tegema maailma parandamiseks, maailma eest hoolitsemiseks. Enesehävituslik empaatia tähendab nende narratiivide omaksvõtmist, mis on meie vastu, lihtsalt selleks, et sobituda. Kas sa tead, mis juhtus minevikus Euroopas ja Araabia maailmas nende juutidega, kes üritasid sulanduda? Jaa. Nad tapeti, vägistati, mõrvati, täpselt samamoodi nagu need juudid, kes püüdsid jääda iseendaks. ja tead, Juval, mul on hea meel, et sa oled siin stuudios, sest viimase nädala jooksul on olnud mitmeid asju, mille kohta sa tõesti oma arvamust avaldada. See filmitegija, see Iisraeli filmitegija, kes oli armee suur kriitik, Iisraeli armee, kes püüab meie rahvast kaitsta ja aidata meil siin ellu jääda. Mis ta nimi oli? Midagi Lapid, Juval, midagi Lapid. Ta oli filmitegija. Ta visati Berliini filmifestivalilt välja. Ja nüüd äkitselt kõik need tikkun olam juudid, kõik need juudid, kes on olnud Iisraeli vastu alates 7. oktoobrist iroonilisel kombel, pärast kõige hullemat veresauna, pärast holokausti, tulevad nüüd teda aitama. Kas sellel polegi mõtet? Kui need inimesed ärkavad ja mõtlevad, võib-olla pole asi Iisraeli valitsuses, võib-olla on asi selles, et ma olen juut. Millal inimesed ärkavad, Juval? Või äkki nad ei ärkagi kunagi? Ma arvan, et nad ärkavad alles siis, kui neile endile otse kallale minnakse. Aga nad just tegidki seda. Jah, võib-olla. Nad peavadki ärkama aina uuesti, sest nad on pimestatud sellest ideoloogiast, mida nad üritavad omaks võtta. Antisionism ja Iisraeli vastasus on mask juudi vastasusele. Mulle ei meeldi isegi öelda sul on õigus. Keegi ei saa sellest aru. Keegi ei saa sellest aru ja me peame kasutama rahvakeelt. Jaa. Juudi viha. Juudi viha, täpsemalt öeldes. Iisrael on kõige suurem juut, kes olemas on. Jaa. Iisrael on see juut, keda inimesed süüdistavad selles, et ta on liiga rikas, liiga erinev, ei sulandu piisavalt või sulandub liiga palju. Tead, see on sama asi või siis liiga edukas. Need on kõik need asjad, mille eest juute on läbi ajaloo süüdistatud. Juute on süüdistatud selles, et nad on liiga vaesed. Neid on süüdistatud selles, et nad on liiga rikkad. Neid on süüdistatud selles, et nad on osa ühiskonnast ja püüavad ühiskonda sulanduda. Neid on süüdistatud selles, et nad on ühiskonnast eraldatud. Neid on süüdistatud selles, et nad on liiga haritud ja liiga informeeritud. Neid on süüdistatud ja nüüd on Iisrael see number 1 juut, keda süüdistada. Siin on midagi, mida ma tihti väidan, kui inimesed ütlevad, et ei, antisionism ei ole juudi vastasus ega antisemitism. Ja ma ütlen, okei, vaatame selle lahti. Kui sa ütled, et antisionism ei ole antisemitism, siis see tähendab, et sa oled vastu igale rahvuslikule liikumisele. Kui sa oled vastu Jaapani suurepärasele rahvuslikule liikumisele ja igaüks, kes on Jaapanis käinud, teab, et nad suhtuvad oma rahvuslusse, kultuuri ja traditsioonide säilitamisse väga tõsiselt ja uhkusega. Kui sa oled nende rahvusluse vastu ja oled ka juutide rahvusluse vastu, siis olgu. Kui sa oled Ameerika Ühendriikide põliselanike vastu, kes hoiavad oma rahvust, ja oled vastu põlisameeriklaste rahvuslusele ning oled vastu juutide rahvuslusele, siis olgu. Antisionism ei ole antisemitism. Aga kui sa oled ainult juudi rahva rahvusliku liikumise vastu ja ei ole ühegi teise rahvusliku liikumise vastu, siis arva ära, kallis. Sa oled juudi vastane. Ma mõtlen, ma olen täiesti nõus, et sionism on juudi rahva enesemääramine meie esivanemate kodumaal. Kui sa usud kõike, tundub, et oled seda 1000 korda öelnud. Kui sa usud enesemääramise õigusesse teiste rahvaste puhul, aga mitte juutide puhul, siis on sul probleem. Siis oled sa antisemiit, oled sa juudi vihkaja. Nii et pärast seda delegatsiooni, jah, ma tahtsin sind küsida. Me rääkisime sellest, aga eelmisel nädalal oli meil reedel Tel Avivi Pride.
ma olin üle-eelmisel nädalal seotud Jeruusalemmaga, aga sina tulid delegatsiooniga, sa nagu juhtisid delegatsiooni, kas pole? Inimesed olid kohale tulnud üle kogu maailma, mitte ainult LGBTQ kogukonnast, vaid ka liitlased ja inimesed, kes selles valdkonnas töötavad. Kuidas oli ja kuidas sina, need inimesed, paljud neist, enamik neist, tulid esimest korda Iisraeli? Esimest korda. Räägi mulle sellest kogemusest. Mida sa nägid nende silmade läbi? See oli Välisministeeriumi korraldatud delegatsioon, mis tõi kokku LGBT juhid üle kogu maailma, et ühiselt kogeda Iisraeli. Mul oli au olla selle delegatsiooni liige ja see on oluline välja öelda. Ma ei juhtinud delegatsiooni. Ja mis selle juures ilus oli see, et keegi ei jätnud meile muljet, et just tema seda juhib. Me olime siin koos, et pidada vestlusi, üksteist kuulata, üksteisega rääkida, mitte kellelegi peale rääkida või kellelegi rääkida, vaid rääkida koos. Tundus, et umbes 4/5 delegatsioonist ei olnud juudid ja polnud kunagi Iisraelis käinud. Minu jaoks, kui keegi, kes on nii Ameerika Ühendriikide kui ka Iisraeli topeltkodanik ja olnud LGBT aktivist mõlemas riigis, väga-väga avalikult ja silmapaistvalt oli hämmastav näha inimesi, kes ei saa oma riikides olla avalikult geid, lesbid, bi- või transinimesed. Ja näha kõiki neid LGBT inimesi, näha pisaraid nende silmis. Ma muutun praegu emotsionaalseks, sest ma sain kogeda asju nende silmade läbi, kui nad nägid 2 geist isa koos oma lastega rannas jalutamas ja lesbipaari koos nende tütardega, kellega nad said rääkida. Või nende tütarde ja poegadega. Issand jumal, sellel lesbipaaril oli vist 6 last. Nad said laste kasvatamisega hakkama paremini kui keegi teine. Näha, kui liigutatud nad olid. Ja üks asi, mida nad mainisid, oli see, et kui nad kohtusid kõigi nende iisraellastega, kes kurtsid erinevate asjade üle Iisraelis, näiteks inimesed, kes olid pärit Kamerunist või inimesed Indiast või inimesed Ruandast meie reisil, ütlesid, kuidas need Iisraeli LGBT inimesed saavad nii palju kurta, sest meie riikides visataks meid vangi või viskaksid perekonnad meid kodust välja. Või me ei saaks lapsi, või me ei näeks isegi vikerkaarelippe. Ja see pani mind mõistma, milline luksus mul on Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli kodanikuna, kus ma saan tänavatel kõndida koos oma abikaasaga, kus ma saan seista LGBT õiguste eest Kapitooliumil või Knesseti koridorides. Ja ma rõhutan ka seda, et minu eestkoste kogu elu jooksul pole olnud ainult protestimine. See on olnud osalemine. Ja just see ongi see, mis Iisraeli LGBT liikumine mind kogu elu on inspireerinud, aga ka inimesed üle kogu maailma. Inimesed on aktiivsed selleks, et nad saaksid osaleda, mitte selleks, et neid koheldaks erinevalt, vaid et neid koheldaks täpselt samamoodi. Üks probleemidest, milleks LGBT liikumine üle maailma on hakanud muutuma, on see, et me hakkame iseendasse suhtuma kui mingitesse ükssarvikutesse, kui millessegi erinevasse. Aga see ei ole selle mõte. See ei olnud see, millena minu LGBT aktivism kunagi ammu algas. See oli õigustest, lihtsalt selleks, et me saaksime teha seda, mida kõik teisedki teevad. Kõik teised, jah, normaliseerimise protsess. Ja olla koos inimestega, kes ei saa oma riigis seaduslikult olla normaliseeritud. Ning olla koos inimestega, kes marssisid esimest korda elus Pride'il, olles kunagi varem Pride'i näinudki. Sest nende riikides on see ebaseaduslik. See oli hämmastav. Ja Tel Avivi Pride'i rongkäigu ajal kõndisin ma juudi uhkuse lipuga ja Ameerika lipuga, mis oli minu jaoks väga oluline. Ja iga paari sammu tagant tulid inimesed minu juurde ja peatasid mind. Kas siis sellepärast, et nad imetlesid, et ma olin seal selle juudi uhkuse lipu ja Ameerika lipuga ning tänasid mind kohaloleku eest, või sellepärast, et paljud neist tundsid mind ära töö tõttu, mida ma teen Ameerika Ühendriikides ja Iisraelis. Ja ülejäänud minu delegatsioonist küsisid, et kas ma olen mingi kuulsus. Ja ma ütlesin, et ei, ma ei ole. Ma olen lihtsalt rahvaaktivist, kes soovib inspireerida teisi inimesi tegema seda, mida mina teen. Aga tead mis, tehke seda veel paremini. Ja neid liigutas väga see, et mul on võime tegeleda nende asjadega, millega ma tegelen. Ja nad olid pisarates, kui nad sellest riigist lahkusid, mõeldes, kuidas nemad saaksid sama teha. See oli hämmastav. Ma arvan, et see on hämmastav. Ma arvan, et me võtame asju iseenesestmõistetavalt. Siin küll. Nagu tead küll, me võtame asju iseenesestmõistetavalt. Me võtame iseenesestmõistetavalt, et me elame vabas ühiskonnas, kus näiteks LGBTQ kogukond, aga ka mina kui feminist või keegi teine võib öelda, mida iganes nad tahavad, seni kuni nad ei õhuta vägivalda ega viha. Sa võid öelda, mida iganes sa tahad.
kui sa vaatad kaarti ja seda, kus me asume, siis see, et me elame vabaduste saarel, kus meid ümbritsevad riigid, kus sa ei saa olla vaba, isegi nende normaalsetes riikides ei saa tegelikult vaba olla. Jah, see on hämmastav. Ja mul on hea meel, et Välisministeerium suutis selle ära teha. Suutis tuua need inimesed siia Iisraeli, et nad mõistaksid seda uskumatut inimeste ja identiteetide mosaiiki, mis meil siin on. Ja mul on hea meel, et see nii oli. Nad said kohtuda, meie saime kohtuda, sest ma olin osaleja nagu kõik teisedki. Me kohtusime Iisraeli juutide, araablaste, moslemite, kristlaste, druuside, bahaidega, inimestega, kes olid täiesti ilmalikud ja ateistid. Ja me kohtusime isegi inimestega, kes on väga tugevalt valitsuse paljude poliitikate vastu. Jah, ja see oli väga huvitav. Ja. Kas ma nõustun nende inimestega või mitte? See ei ole oluline. Küsimus polnud selles, me ei tühista kedagi. Me ei tühista. Sõnavabadus ja vabadus demokraatias on see, mille eest see riik seisab, mille eest Iisrael seisab. Ja see oli midagi väga erilist. Ja tegelikult inimesed, kes valitsuses erinevate asjade üle kaebasid, meie delegatsiooni reaktsioon oli umbes selline. Mille üle nad siis kaebavad? Kes maksab nende vikerkaare lippude eest, mis on terve tänava ääres? Valitsus, linnavolikogud, kes maksavad LGBT-organisatsioonide ja transorganisatsioonide ning nende hoonete eest. Valitsus. Ja tead mis? Isegi Ameerika Ühendriikides toetuvad enamik LGBT-organisatsioone, millega ma olen üle 20 aasta seotud olnud, peamiselt eraannetustele ja toetustele, et edeneda. Iisraelis toetub iga organisatsioon valitsusele, toetub maksumaksja rahastusele, sest nad usuvad, et kui me maksame makse, kui me astume armeesse, kui me oleme osa ühiskonnast, nagu kõik teisedki, vajame ja väärime sama rahastust, mida saavad kõik teised. See ei tähenda, et neil oleks piisavalt rahastust, sest Jumal teab, et enamik organisatsioone võiks kasutada rohkem raha, aga see on illusioon. Isegi kui see on infrastruktuur, hoone, ma mõtlen Jeruusalemma linnavalitsuses, tegime me samuti sama. Ja muidugi palju rohkem Tel Avivis. Nii et Juval, mis sul nüüd edasi plaanis on, sest sa oled ju igal pool olnud, sa oled sotsiaalmeedias, sa teed nii imelist huvikaitsetööd, sa oled esineja, sa käid mööda maailma ringi. Sa oled filmitegija ja ajakirjanik. Kus sa näed oma karjääri, aktivismi ja muu sellise järgmist etappi? Inimesed räägivad minuga pidevalt minu poliitilisest elust, mis on väga huvitav. Mina olen alati žongleerinud ja tasakaalustanud karjääri ning tegevusi meelelahutuses, meedias ja huvikaitse vallas. Jah, mul on olnud suurepäraseid kogemusi näitleja ja filmitegijana. Tead, olen võitnud auhindu, olnud telesaadetes, mida inimesed saavad siiani vaadata. Nüüd. Minu töö ajakirjanduses, uudiste kommentaatorina, Foxis, Newsmaxis, NewsNationis, JNSis ja kõigis nendes erinevates rahvusvahelistes uudistekanalites on olnud muljetavaldav. Ja minu artiklite avaldamine. Kõike on siiski tõeliselt kujundanud minu sotsiaalpoliitiline tegevus. Mind kasvatati juudina, just sellisel viisil juudina, et mõista, et minu kohustus on oma rahva heaks tegutseda. Mind on kasvatatud ameeriklase ja iisraellasena, et teaksin, et minu kohustus on oma rahva heaks tegutseda. Ja ma olen alati kasutanud oma platvorme selleks, et edendada sotsiaalseid ja sotsiaalpoliitilisi algatusi, mis on olulised mitte ainult mulle, vaid ka minu 2 riigile. Ja see on viinud minu töö meedias ja poliitikas palju kaugemale kui kunagi varem. Kas ma igatsen? Oma elu meelelahutuses? Absoluutselt. Kas ma näen, et mul on poliitikas ja meedias palju suurem mõju? Absoluutselt. Sest me oleme sõjas. Me oleme sõjas mitmel rindel. Mitte ainult 7 rindel, millega Iisrael on tegelenud ja millele ta järjest uusi lisab, vaid see on ülemaailmne sõda tsivilisatsiooni nimel. See mõju, mis mul on, liigutab mind ja mul on au, et mul on see võime ning et mind kutsutakse esinejaks üle kogu maailma, et motiveerida inimesi suuremale eestkõnelemisele. Ma ei tule ja ütle, et olen siin kui ekspert. Mul pole isegi pärast küsimuste-vastuste vooru. Ma nimetan neid kogukonna aruteludeks, sest ma tahan kuulda kogukonna arvamust ja et kogukond suhtleks omavahel ning töötaks koos. Ma olen lihtsalt üks rahva seast. Täpselt nagu meie rabiid ei ole meist pühamad ega Jumalale lähemal. Nad on meie õpetajad, aga tead, mida me õpetajatega teeme? Me küsitleme neid. Jah. See ongi juudi mõtlemise ja kommentaariumi kogu mõte. Mis siis minu jaoks edasi saab? Asjad arenevad minu jaoks meedias ja poliitikas väga huvitaval viisil.
varsti saan jagada veel rohkem uudiseid. Aga tead, mul on uus taskuhääling, Common Ground, mis on väga põnev. Suurepärane. Ma annan nõu mõnele olulisele poliitilisele organisatsioonile Ameerika Ühendriikides ja vaatame, kuhu see viib. Me ei jõua ära oodata, mida sa järgmisena teed, Juval, sest nagu me alguses ütlesime, on väga vähe inimesi, kellel on nii selge hääl ja kes on ka väga mõjusad ning tegutsevad sageli väga ebamugavates valdkondades. ma arvan, et üks meie praegustest probleemidest on see, et me kõik räägime ainult oma väikestes mullides. Kõik on eraldatud, aga sina julged hüpata teiste inimeste mullidesse, neid proovile panna ja panna neid end ebamugavalt tundma. Aga see ongi ju kogu asja mõte, kas pole? Noh, sa saad aru, sa mõistad seda, sest täpselt seda sa teedki. Sulle tegelikult meeldib väljakutse. Ja ma arvan, et sellepärast. Ma ei teagi, kui palju aastaid me üksteist tunneme, aga kohe esimesel hetkel, kui sind nägin, tundsin sind ära. Hingasin sinu läheduses sügavamalt, sest sa võtad väljakutseid vastu. Täiesti kindlasti. Ja koos väljakutsega tuleb ka muutus. Ja kui inimest ei saa proovile panna, siis kuidas ta oma arvamusi kinnistab? Täpselt nii. Meie, sina ja mina, tegeleme väärtustel põhineva eestkoste ja aktivismiga, mitte ideoloogia põhise aktivismiga. See käib väärtuste kohta. Millised väärtused on olulised, mitte ainult meile, vaid ka teistele? See on midagi, mis on ülimalt tähtis. Ja tead, mis puudutab väljakutset, siis ma olen seiklusspordi entusiast. Mulle ei meeldi vaadata meeskonna spordialasid, kus inimesed ajavad palli taga ja jooksevad üksteise järel piiratud väljakul. Ma armastan suusatamist. Talv on mu lemmikaastaaeg. Suvi, vabandust kõigi ees, mulle ei meeldi. Nii et sa oled seiklushuviline? Mulle meeldib see. Nii et mida ma teen? Näiteks kui ma suusatan, siis ma lähen mäe kõige kõrgematesse ja raskematesse kohtadesse ning suusatan julgelt mäest alla. Ma pean kallutama end nii palju ettepoole kui võimalik, et edasi liikuda. Ja kui ma näen kivi või puud või kuristiku serva, siis ma ei mõtle, et seal on kivi, seal on puu, seal on kuristik. Ma mõtlen, et see on tee edasi. See on tee edasi. See on tee edasi. Tunnistades väljakutseid ja kuidas edasi liikuda. Minu spordifilosoofiad on kooskõlas minu elufilosoofiatega. Väljakutsed ei tohi mind peatada, sest ma liigun ikka edasi. Ja seda ma soovin, et rohkem juute üle maailma, rohkem sioniste üle maailma ja rohkem seda vaikivat enamust üle maailma sellega tegeleksid. Väljakutsed on olemas. Elu ei ole ainult ükssarvikud ja vikerkaared ning kõik ei ole lihtne. Elul on väljakutsed, tunnista neid, raskused. Ja kui sa liigud mööda, läbi, üle või alla ükskõik millistest raskustest, siis suudad edasi liikuda. Ja just seda on meil vaja. Seda ma loodan ka rohkemates inimestes inspireerida. Aamen, see on tõesti ilus metafoor. Ma kujutan juba ette, kuidas sa mäest alla suusatad ja neist puudest mööda vingerdad. Juval, aitäh, et sa siin oled. Aitäh, et oled oma valdkonnas liider. Aitäh sinu selge hääle eest. Ja tead, võib-olla ühel päeval tuledki siia ja jäädki siia päriseks. Mulle meeldiks